Kas oled valmis või? Meil on siin veel tund. Mis tund? Andrei on siin. Jah, me õpime eesti keelt. Saage tuttavaks. Andrei, Villu. Sul on praegu veel tund. Kas sa siis ei tea, kuhu me täna õhtul pidime minema? Tere õhtust. Ma palun väga vabandust. Te pidite kuhugi minema. Just nii. Meil oli Ritaga kokkulepe, et lähme täna klubisse disko õhtule. Palun väga. Minu poolest võite te kas või kohe minna. Aga võib-olla tuleb Andrei ka kaasa. Ma nüüd ei tea. Suur mees ise teab, mis teeb. Ma palun, Andrei, et tuleksid ka. Siis saaksime oma tundi jätkata. Vestleksime teel ja teol. Jah, siis saaksite oma eesti keelt harjutada nii palju, kui tahate. Aga teeme ruttu. Käid päeval? Päeval käin ma tööl. Kus sa töötad? Mina töötan autoremondi töökojas. Kus asub sinu töökoht? Minu töökoht asub Tehnika tänaval. Õigem on öelda tänavas. Maja asub tänavas, aga meie jalutame tänaval. Aga see ei ole suur viga. Õudselt tobe reegel. Aga Andrei, kus sa käid pärast tööd? Pärast tööd käin ma kõigepealt mõnes kohvikus või sööklas, praeguse nimega bistroos. Üks kord nädalas istun ma mõnes baaris. Nüüd käin ma 2 korda nädalas sinu juures eesti keele tunnis. Tubli. Aga kas sa kinos või teatris ei käi? Kinos käin ma 2 korda aastas. Ma vaatan palju telerit. Ma näen nii filme. Aga teatris? Teatris käin ka harva. Aga ma käin sageli autokaupluses ja autoturul. Miks sa käid sageli autokaupluses ja autoturul? Ma tahan osta mõne odava auto. Odav auto on kindlasti rämps. Mina odavat ei ostaks. Ma olen veel vähe töötanud. Kallist autot ei jõuaks ma osta. Aga eesti keele tundide eest jõuad küll maksta. Villu, jäta palun. Ära sega end meie asjadesse. Teie asjad. Mis asjad need teie asjad on? No eesti keele tunnid ikka. Need lahendame me ise. Stop! Villu! Kogu sinu iroonia ja tigedus tuleb sellest, et sa oled armukade. Ja palun ära unusta seda siis ka, kui sul midagi rääkida ei ole. Teeme korra veel selle mõttega. Päeval käin ma tööl. Kus sa töötad? Mina töötan autoremondi töökojas. Kus asub sinu töökoht? Minu töökoht asub Tehnika tänaval. Õigem on öelda tänavas.
Maja asub tänavasse, aga meie jalutame tänaval. Aga see ei ole suur viga. Õudselt tobe reegel. Aga Andrei, kus sa käid pärast tööd? Pärast tööd käin ma kõigepealt mõnes kohvikus või sööklas, praeguses bistroos. Üks kord nädalas istun ma mõnes baaris. Nüüd käin ma 2 korda nädalas sinu juures eesti keele tunnis. Tubli. Aga kas sa kinos või teatris ei käi? Kinos käin ma 2 korda aastas. Ma vaatan palju telerit ja näen nii filme. Aga teatris? Teatris käin ma ka harva. Aga ma käin sageli autokaupluses ja autoturul. Miks sa käid sageli autokaupluses ja autoturul? Ma tahan osta endale mõne odava auto. Odav auto on kindlasti rämps. Mina odavat ei ostaks. Ma olen veel vähe töötanud. Sellepärast ei jõuaks ma kallist autot osta. Aga eesti keele tundide eest jõuad küll maksta. Villu, jäta palun. Ära sega end meie asjadesse. Teie asjad. Mis asjad need teie asjad on? No eesti keele tunnid ikka. Need lahendame me ise. See stseen oli kena. Lähme kohe järgmise juurde. Ohoo, saalis on juba nii palju inimesi. Ja põrandal on palju paare. Palun sind tantsule. Aga me oleme ju 3. Võtame ikka Andrei ka oma ringi. Tantsime 3. Kes aias, meesilane aias, mis nimi, Andrei tema nimi. Andrei, kas sa käid sageli tantsuõhtul? Mitte eriti. 1 või 2 korda kuus. Ja kus sa peol käid? Mõnes klubis, kuid tantsida saab ka mõnes baaris. Kas oled peol käinud ainult meie linnas või ka mujal? Ei, suvel puhkuse ajal olin ma oma venna juures Kohtla-Järvel. Seal käisin ma peol kultuurimajas. Kuid mulle meeldib tantsida ka värskes õhus, näiteks laululaval. Kellega sa peol käid? Üksi. Mul ei ole oma tüdrukut, aga pidudel on tüdrukuid küll. Kas nüüd arvad, et oled oma tüdruku leidnud? Ma ei mõista sind. Andrei, räägi parem, kus sa oled Eestimaal olnud? Eestis olen olnud rohkem Ida-Virumaal, Narvas, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Püssis, aga ka Tallinnas. Kuid ma olen olnud ka Tartus, Pärnus, Viljandis ja Võrus. Aga Peipsi ääres? Jaa, Peipsi ääres olen ma olnud Mustvees ja Kallastel. Ja Eesti saartel? Saaremaal käisime me kooli ajal ekskursioonil. Hiiumaal ma pole käinud. Kuressaares meeldisid mulle väga restaureeritud majad. Võib-olla meeldivad sulle ka restaureeritud tüdrukud. Missugused need on? Vaata, siin tantsupõrandal on neid küll. Kas pole siis toredad need tüdrukud, kes ennast kõvasti värvivad? Mulle meeldivad lihtsad ja loomulikud tüdrukud. Nagu näiteks Rita, kas nii? Rita on kena küll. Ah, nii siis. Head aega. Harjutage aga oma eesti keelt usinasti edasi. Hea, aga veel parem oleks, kui Ritast paistaks välja, et
kõige tähtsam on tema jaoks rahu poiste vahel. Ja katsu seda kogu aeg meeles pidada ja katsu seda välja näidata. Veel kord. Saalis on juba nii palju inimesi. Ja põrandal pole ühtegi paari. Palun sind tantsule. Aga me oleme ju kolmekesi. Võtame ikka Andrei ka oma ringi. Tantsime kolmekesi. Kes aias, meesilane aias, mis niimi. Andrei tema niimi. Hea, lähme edasi. Andrei, kas sa käid sageli tantsuõhtul? Mitte eriti. 1 või 2 korda kuus. Ja kus sa peol käid? Mõnes klubis, kuid tantsida saab ka mõnes baaris. Kas sa oled peol käinud ainult meie linnas või ka mujal? Suvepuhkuse ajal olin ka venna juures Kohtla-Järvel. Seal käisin ma peol kultuurimajas. Eriti meeldib mulle tantsida värskes õhus. Näiteks laululaval. Kellega sa peol käid? Üksi. Mul ei ole oma tüdrukut. Aga pidudel on tüdrukuid küll. Kas nüüd arvad, et oled oma tüdruku leidnud? Ma ei mõista sind. Andrei, räägi parem, kus sa oled Eestimaal olnud? Eestis olen olnud rohkem Ida-Virumaal, Narvas, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Püssis, aga ka Tallinnas. Kuid ma olen olnud ka Tartus, Pärnus, Viljandis ja Võrus. Aga Peipsi ääres? Peipsi ääres olen ma käinud Mustvees ja oleks meelest edasi teinud. Kallastel. Ja Eesti saartel? Saaremaal käisime me kooli ajal ekskursioonil. Hiiumaal ma pole käinud. Kuressaares meeldisid mulle väga restaureeritud majad. Võib-olla meeldivad sulle ka restaureeritud tüdrukud. Missugused need on? Vaata, siin tantsupõrandal on neid küll. Kas pole siis toredad need tüdrukud, kes ennast kõvasti värvivad? Minule meeldivad lihtsad tüdrukud. Nagu näiteks Rita. Kas nii? Rita meeldib mulle küll. Nii siis. Head aega. Harjutage aga oma eesti keelt usinasti edasi. Nii, no nüüd oli palju huvitavam. Lähme järgmise stseeni juurde. Motor! Kaamera! Tund 8 duubel 4. Vaadake talle järele, nii läbi inimeste vaatate. Miks ta ära läks? Kas ma ütlesin midagi halvasti? Ei tea, mis tal hakkas. Ta on vahel niisugune imelik. Mis me siis nüüd edasi teeme? Tantsime ja räägime edasi. Meie teemaks on seesütlev ja alalütlev kääne. Paneb peokingad jalga. Kus peokingad on? Peokingad on jalas. Paneb G kaela. G on kaelas. Paneb õhtukleidi selga. Sul on täna ilus kleit seljas. Paneb kübara pähe. Kübar on peas. Paneb kindad kätte. Kindad on käes.
see eesti keel on ikka imelik keel küll. Tegelikult on ju käsi kindas. Sul on õigus. Eestlased räägivad siin vastupidi, kui tegelikult on. Kas ma tohin midagi küsida? Jah, palun. Millal te Villuga tutvusite? Umbes 2 kuud tagasi. Ja kus te esimest korda kohtusite? Tänaval. Nagu minuga. Ja kas te nüüd käite? Oleme käinud kinos, paar korda kontserdil, korra isegi korvpallimõistlustel. Aga teatris ja näitustel te ei ole käinud? Ei, teatris ega näitusel me ei ole käinud. Küll aga ärimessil. Kus see ärimess toimus? Näituste paviljonis. Villu tahab ju ärimeheks saada. Kus sa homme pärast lõunat oled? Tõenäoliselt raamatukogus, lugemissaalis. Nihuta natuke ettepoole, nii et valgus meile paistaks. Nii. Mootor! Kaamera! Tund 8 duubel 4. Mis me siis nüüd tegema hakkame? Tantsime ja räägime edasi. Meil on teemaks seesütlev ja alalütlev kääne. Paneb peokingad jalga. Kus kingad on? Peokingad on jalas. Paneb kee kaela. Kee on kaelas. Paneb õhtukleidi selga. Sul on täna ilus kleit seljas. Paneb kübara pähe. Kübar on peas. Paneb kindad kätte. Kindad on käes. See eesti keel on imelik keel küll. Tegelikult on ju käsi kindas. Sul on õigus. Eestlased räägivad siin vastupidi, kui tegelikult on. Kas ma tohin midagi küsida? Jah, palun. Millal te Villuga tutvusite? Umbes 2 kuud tagasi. Kus te esimest korda kohtusite? Tänaval. Nagu minuga. Kas te nüüd käite Villuga? Oleme käinud kinos, paar korda kontserdil, korraga korvpallivõistlustel. Aga teatris või mõnel näitusel? Ei, teatris ega näitusel pole me käinud. Küll aga ärimessil. Kus see ärimess toimus? Näituste paviljonis. Villu tahab ju ärimeheks saada. Kus sa pärast lõunat homme oled? Tõenäoliselt raamatukogu lugemissaalis. No nii, paistab, et hakkame tänaseks lõpetama. Pillid kotti.